Teine show täna väga, ma hindan seda ka, et te tulite, noh, see on väga lahe, te tulite, noh, hilisõhtusele show'le Põhja-Tallinnasse, mis noh, näitab, et te olete valmis asjadeks, on ju. Te olete valmis kas nuga saama või andma, nagu. Et siin nagu see parmukultuur on, noh, selles suhtes väga tugev veel Kalamaja on nagu, noh, sealpool veid, siin on veel seda autentset parmukultuuri, vaata, näed igal pool. Ma nägin, kuidas narkomaan kukkus vana mutile peale. See päris, noh, mutiki ootas trammi, on ju, ja siis kohe kuksed lahti läksid, see tüüp oli. Ja ma vaatasin kõrvalt, et no täiesti perses vaata, et noh, see tädi elas üle teise maailmasõja, noh. Küüditamise elas üle, aga kurat Tallinna tramm murdis maha, nagu. Uskumatu lihtsalt. Ma ei tea, mis nad sinna kuradi surmatunnistusele üldse mõtlesid, mis panna, kurat, mis panna, infarkt, ei, insult, ei, Ivan. Ei, see on super, noh. Ei, sest noh, ma elan Tallinnas. Mul ei ole auto jaoks raha, ma sõidan kogu aeg, noh, transpordiga esiteks tasuta, teiseks, noh, alati segaseid inimesi on näha kuskil. See võikski Tallinna transpordi, noh, slogan olla veits, et nagu sõit on tasuta, seltskond on hindamatu. Alati mingi tüüp seal on või noh. Mõnikord on, siis ma sõidan trammiga palju, siis trammis on vaata see koht, kus on 4 istet nagu vastamisi. Mis on nagu, et sa saad nagu gängiga sõita. Noh, ja sõidavad seal 13-aastased kõik ja neil on vaata see mingi kaasaskantav kõlar kaasas on ju, noh, must plasti. Ja üle trammi on ju, ja see ei ole nagu mingi, ma ei tea, kutsetantsule muusika, vaata, see on see moodsa aja räpp, vaata, see uue kooli räpp, mis nagu ma olen piisavalt vana, et mind juba häirib. Vaata, nii rupp. Ja nagu ma kasvasin üles ka mingi tõutäge A-rühmaga on ju, aga see, mis sealt tuli, see oli nagu nii absurdselt rõve, vaata, nagu nii üle võlli räige. Või noh, kujuta ette, vaata, et sa sõidad lihtsalt trammis rahulikult istud on ju, ja sul peksab kõrva sisse lihtsalt full blast. Paks libu minu türa peal on kommis. Ja ma istun seal mingi vanaema kõrval. Heldeke küll, sellist muusikat tänapäeva noorus kuulab. Ja ma istun ja vaata, ma ei julge midagi öelda ka, on ju. 13-aastasin 4 tükki. Ma olen üksi, saan peksa, puhuvad veibisuitsu näkku mulle. Mina ei julge midagi öelda, sest ma lihtsalt teesklen seal, ei noh, ainult 15 peatust veel. Ega see ju ei häiri üldse. Noh, aga õnneks seal trammis oli nagu üks nagu õige mees, vaata, noh. Või noh, kuskil eespool mingi mees. Tal sai nagu kõrini, nagu tõusis püsti, vaatab neid karjus nende peale. Äkki paneb vaiksemaks. Ja üks 13-aastane, noh. Äkki ei pane! Ja nüüd ma olen põnevil. Täied. Ma mõtlesin, noh, mis siit toimub, et see, noh, kindlasti see tüüp nagu läheb kettasse, vaatad omi, aga paugud ka tatikas või? Tulen näitan sulle, on ju. Aga ei juhtunud sellist asja. Tüüp ei läinud vihaseks. Ta lihtsalt oli nagu hetke vait, on ju. Ei, no aga pane nublud siis. Mis on sitaks hea viis, kuidas maailma vaadata, on ju, noh. Sa ei lähe vihaseks, sa lihtsalt võtavad olukorrast parima, mis võtta annab. Sest no jumala eest, elu annab sidruneid, tee limonaadi. Elu annab noored jobid trammis JBL kõlariga, küsi soovi lugu. Ma mõtlesin, huvitav, kas see tüüp on nagu igas olukorras nii chill või? Et lihtsalt nagu võtab parima, mis võtta annab. Et nagu, ma ei tea, vargad tulevad talle koju, seovad ta kinni, ta on põrandal mingi niimoodi. Et teete korteri tühjaks, jah? Viite kõik ära, jah? Viite teleka ära ja arvuti ja kõik viite ära, jah? Okei. Aga viige prügi ka välja. Ülihea.